sireeni või saad ohusõnumi, siis ükskõik, kus sa oled sa koolis või kodus või töökohal, katsu leida varjumiskoht selles samas ruumis, ära torma kuskile välja tänavale. Ja avalikud varjumiskohad ongi mõeldud nendel inimestel, kes pole parasjagu kodus või koolis või oma töökohal. Ega midagi, padavai keldrisse. Varjumiseks sobivad erinevad raudbetoonist keldrid või ka muud ruumid. Eeldatavasti võiks need olla ilma akendeta. Ja muidugi väga hea on, kui sul on kaasas veel patareidega laetav raadio. No aga kes see tänapäeval ikka mööda tänavat ringi käib, raadio punnitab taskus ja ütleb vastutulijatele, et ähk läheb tarvis. Tegelikult piisab ka sellest, kui sul on laetud mobiiltelefon ühes. Ja ajal, mil ohtu ei ole, toimivad avalikud varjumispaigad nende kohtadena, mis nad on. Kui sul on santõnn, oled oma garaažis, oled keldris moosipurkide vahel, aga meitel siin on võimalik olla näiteks bowlingusaalis. Juhised, kuidas käituda, leiab nii Ole valmis kodulehelt ja samanimelisest mobiilirakendusest olevalmis.ee.